Rakendus nimega PicPlay Post lubab meil hästi lihtsalt ja intuitiivselt teha kollaaže ehk panna mitut fotot ühele fotole kokku. Vaatame, kuidas see siin toimib. Kõigepealt, et kollaaži teha, peame siit ülevalt valima külgede suhte. Siin on olemas enamlevinud külgede suhted. Siin on kõige esimesena on valitud meil ruut, aga kuna mina tahan näiteks enda fotot välja printida 10x15 fotopaberile, siis ma peaksin valima 3 kahendikku külgede suhte. Edasi tuleb mul valida template ehk see põhidisain. Siin on neid disaine 3 lehel päris palju. Ma valin siit mingisuguse sellise tavalisema, näiteks sellise. Nüüd on meil see kujundusmall siin ees ja need hallid osad tähistavad siis neid alasid, kuhu lähevad minu pildid ja valge osa on siis see raam. Ja pildi lisamiseks polegi vaja teha muud, kui puutun siia selle hallile osale ja valin siit mingisuguse foto, mis mulle siis võiks sobida. No näiteks see pilt meeldib mulle. Ja ma lisan fotod igale sellele hallile alale. Lisan 3 fotot siia. Nii, fotod on mul nüüd lisatud. Nüüd, kui ma soovin, ja kindlasti ma soovin, siis ma saan neid fotosid siin ka ümber paigutada. Näete, sellest pole vaja teha muud, kui pildi peal näpuga natukene hoida, siis ma saan seda siin lohistada ükskõik kuhu ma soovin. Ja nii saan ma lohistada ümber kõiki fotosid. Kui ma mingi foto ära märgin valituks, siis ilmub siia alla valikute rida. Ja nüüd ma saan siit seda fotot väiksemaks ja suuremaks muuta, lisaks siis lohistamisele. Lohistada saab muideks ka niimoodi, et ma saan neid raame siin ümber positsioneerida. Selleks tuleb lohistada sellest rohelisest punktist. Aga ühesõnaga tagasi siia selle valikute menüü juurde. Et siit ülevalt ma saan pilti suuremaks väiksemaks teha. Siit alt ma saan lisada loomulikult filtreid, mis võivad pildi isegi päris ägedaks teha. Ja siin on veel custom filter, ehk siis ma saan ise valida, et kui palju ma siin tahan seda kärtsu ja mürtsu sellele pildile lisada. See läks nüüd päris käest ära. Ja reset kirjast ma saan seda lähtestada. Ja siin on siis veel kiired võimalused pilti pöörata mõlemas suunas ja peegelpilti seada mõlemas suunas siis. Nagu ma näen, siis see pilt siin on justkui nagu selline panoraami. Ja kui mul on need pildid siia valitud, siis tegelikult ma saan siit minna tagasi frames nupuga ja valida ka mingisuguse teise raami siit kujunduste hulgast. Ja näete, mulle kuvataksegi siis see raam, mille ma siis valisin ja nüüd ma saan palju mõnusamini siin neid pilte seada täpselt nii, nagu ma soovin. No midagi sellist ehk. Ja kui meil on need pildid nüüd paigas ja kõik filtrid ka lisatud, mis ma sooviksin, siis ei olegi muud, kui siit saab veel tegelikult muuta seda raami. Ehk siis ma saan siit muuta raami kas paksemaks või peenemaks. No nii on päris kena. Siis siit ma saan lisada mingit värvi raamile. Hästi paindlikult igasuguste värvide seast. Ja siit sellest rohelisest nupukesest alt saan ma lisada, kui ma soovin värvi asemel hoopis mingisugust mustrit sellele meie raamile. No, tegelikult valge oli selle puhul kõige kenam. Paneme valge tagasi. Ja mis on veel päris äge, et raami nurki saab veel ümaramaks siit muuta lihtsate slaideritega. Ja kui see pilt siis nüüd valmis on, üks asi veel, et siia saab lisada veel ka videoid ja siit saab siis seada selle video mängimise valikuid. Ja kui see pilt nüüd meil valmis on, see 10x15 pilt, siis ei olegi muud, kui vajutame siit share nupule ja saame seda siis share'ida populaarsemates sotsiaalmeediakanalites või siis salvestada siia samasse iPadi.